Tere kõigile kuulajatele, mina olen Elis. Ja mina olen Natali. Natali, räägi mulle, kuidas sul kooli hommikul ärkamisega on? No see kõik käib väga kähku. Võtab aega umbes 5 minutit, võib-olla isegi vähem. Ärkan enne oma äratuskella ja alati on selline lõbus, tuju ja positiivne meel. Kuidas sinuga? No sul väga veab, sest ma ei ole üldse hommiku inimene. Mul on nii raske ärgata alati ja ma tegelikult jään päris palju hiljaks ka tundidesse. Täna hommikul ka ärkasin üles, juba raske oli ja tulin kooli, aga siis õnneks oli ukse peal vastas meie direktor oma kollase rõõmsa vestiga ja siis sealt edasi oli kõik juba palju parem. Aga rääkides direktorist, siis kui palju sa tegelikult temast tead? No ma tean seda, et ta on olnud meie direktor siin koolis juba 20 aastat. Kas sa tead veel midagi? Ega rohkem ei teagi tegelikult väga midagi. Aga siis lähme direktori kabinetti ja tutvume temaga lähemalt. Aga kuidas te üldse sattusite siia Pelgulinna gümnaasiumisse ja mis põhjustel või kus sul oli selline idee? Mina sattusin siia aastal 2001. Nüüd teie peate mõtlema, kas te olite sel aastal üleüldse juba olemas. Aga see oli tänase seisuga 20 aastat tagasi. Ja selleks hetkeks olin mina siis olnud juba 5 aastat algklassiõpetaja. Kõigepealt töötasin mina Katleri põhikoolis, siis 1 aasta Kadrioru Saksa gümnaasiumis. Ja siis oli selline seis Tallinna koolides, kus korraga oli tarvis palju koolidirektoreid. Ja siis rivistati vabariigi paremad pojad ülesse ja nõndamoodi siis minul iseenesest oli isegi valida, kas tulla siia kooli või mõnda teise Tallinna kooli, aga see kool tundus nagu mõnes mõttes kõige sellisem kool, kus oli nagu teha midagi, et nagu päriselt ka teha, mitte istuda niisama direktori koha peale potsti maha ja hakata nüüd direktoriks. Nii et see tuli ikkagi enne kõike teha tahtmisest. Ehk siis meie kool oli tegelikult kõige raskem valik, kuna siin oleks tulnud kõige rohkem pingutada siis võrreldes teiste koolidega. See oli selles mõttes huvitav kool, et isegi võib-olla mitte pingutada polnud tarvis, aga ühest küljest juba see kunstikallak andis nagu sellise, tollal nimetati seda kallakuks, eks ju, nüüd on mõned kunstisuuna lisatunnid. Et see kunstikallak andis juba sellise tunde, et on veidi nagu ägedam kui niisama. Ehk sellist teisiti mõtlemist ja sellist üleüldse globaalset mõtlemist oli siin tunda nagu kordades rohkem kui teistes koolides. Võib-olla teistes olid mingid omad asjad, ega ma väga sellesse ei süvenenud ka, sest mulle tundus juba kohe see Pelgulinna üks äge koht olevat. Okei, see järgmine küsimus natuke klapib teie vastusega, aga mis oli teie esmamulje meie koolist? Esmamulje oli suur ja kollane. Ehk aastal 2001 oli see koolimaja väljast üleni kollane ja seest pruun. Ja see üleni kollane mulje oligi see, mis tundus nagu hoomamatult suur ja kollane. Ja teise nii-öelda sisulise esmamuljena oli muidugi see küsimus, et kui tollel hetkel, kui internet oli veel äsja loodud, ta oli loomulikult veidi varem loodud, aga aastal 2001 ei olnud Google'is veel kuigi palju kirjas, kas Google üldse olemas oli, ma ei teagi, nüüd on mingi neti või mingisugused otsingumootorid olid ja peaaegu ainukene asi, mis tollase Pelgulinna gümnaasiumi kohta välja tuli, oli tantsuansambel Pähklipureja, millest praegu ei tea üldiselt mitte keegi mitte midagi,
aga tol ajal oli see üks selline asi, mis nagu välja tuli. Ja kui nüüd meenutada, siis eks need olidki need 2 esimest asja, mis need esmamulje jätsid, et ilmselt osatakse siin tantsida, tegelikult selgus, et tühjasest pähklipurejast palju rohkem tollel hetkel ehk 2000ndate alguses tehti siin rahvatantsu. Ja teine, mis ei tulnudki guugeldades üleüldse väga välja, oli just seesama kunstiga tegelemine. Sellepärast, et 2000ndate alguses oli endale uue nime saanud just Tallinna Kunstigümnaasium, kelle suur eesmärk oli siis konkureerida Pelgulinna gümnaasiumiga ja nad võtsid enda nimeks Tallinna Kunstigümnaasium. Tegelikult oli kunstitundide hulk ja kunstiateljeede hulk tollel hetkel hoopis Pelgulinnas palju suurem. Aga kui Pelgulinna gümnaasium oli kunstikalakuga kool, kas siis oli ka nagu selline olukord, kus aeti Pelgulinna gümnaasiumi ja Tallinna Kunstigümnaasiumi sassi? Ükskord, kui tulid siia ühed Paide õpetajad mingisugusele, ma ei tea, mis üritusele nad tulid, siis mina näitasin neile teisel korrusel meie kunstigaleriid. Ja näitasin, et siin on meile kunstiklassid, kõik ja siin on need Molbertid ja siin koridori seinte peal on siis need kunstitööd ja et meil on siis 61. aastast on see kool olnud, aga 62. aastast on siis siin kunstisuund olnud ja pika jutu rääkisin ära. Ja siis need Paide õpetajad ütlesid, et te võite siin ju pingutada, aga see Märt Sults ja Tallinna Kunstigümnaasium on ikka palju kuulsamad, meie teame ikka neid. Siis ma mõtlesin, et jummal, et ütleme, mõnes mõttes oli nagu kurb, aga teisest küljest tore ka. Ega vaata, kui oleks naaberkoolid tugevad ja ei annaks endast nagu parimat, ega siis lõpuks kaoks ka endal pingutamise isu ära. Nii et selles mõttes on ikkagi tore, et meil Põhja-Tallinnas on tugevate kunstitraditsioonidega koolid ja ma arvan, et kõige selle tulemusena kolis ka Kunstiakadeemia tegelikult ju lõpuks Põhja-Tallinnasse, sest algusest oli seal kaubamaja kõrval praeguseks tühja platsi peal. Ja see kõik on toimunud ikkagi viimaste aastate jooksul. Ja ma arvan, et meil on oma väike osa selles. Aga kui nüüd tulla tagasi selle esmamulje juurde, siis koolimaja koolimajaks, aga kuidas tundus see sisekeskkond siin, kuidas kolleegidega suhted olid ja muu selline? Nende kolleegidega on neid suhteid olnud ikka igasuguseid. Võib-olla ei ole isegi mõistlik öelda, et kas need olid head või halvad, seepärast, et kui inimesed teevad oma igapäevast tööd, siis nii nagu õpilastegagi. Mina ei armasta teid, ma ei vihka teid, mul puuduvad teie suhtes igasugused tunded. Te olete need objektid, keda mina kui treial võtan ja trein. Eks ju, kui teil on hea tuju, siis ma vaatan, et hea tuju, on halb tuju, vaatan, halb tuju. Et tegelikult need suhted sellises ametiasutuses, mis tegeleb ennekõike suhetega ja nii-öelda inimesega kui sellisega, need on sellised nii ja naa, et mõnes mõttes tuleb jääda alati professionaalseks ja ei tasu lasta ennast mõjutada sellistest juhuslikest suhetest või tunnetest. Et kui me võtaks seda asja nüüd emotsionaalselt, siis ma võiks öelda, et mingisugusel hetkel on kõik mind vihanud. Sellepärast, et direktor peab võtma vastu mingisuguseid otsuseid, mille tulemusena peab kas tegema midagi teisiti või peab tegema midagi rohkem või ei saa täpselt alguses aru, mida peab tegema, siis kõik vihkavad. Aga samas ei tasu lasta ennast ka meelitada sellest, kui keegi ütleb, et ta hirmsasti armastab mind. No ei armasta. Need on ikkagi tööl ette tulevad juhtumid, läbisaamised või suhtumised, mis on tööl ette tulevad asjad. Ja see,
et ühes inimestega tegelevas tootmisettevõttes nimega kool on suhted, need, millega iga päev tegeletakse, väga hea. Eks teises kohas tegeletakse päev otsa treimisega, IT-küsimustega, ja lisaks on suhted. Et siis on nagu, mõnes teises asutuses on lihtsam aru saada, et mis need suhted on. Eks aga koolis on see üks ütlemata keeruline asi. Aga kes teil on kõige vanem kolleeg või nagu kes on algusest siiamaani teiega siin olnud? Näiteks üks. Neid õpetajaid on ikka oma, ütleme neid, kes on enne mind olnud, neid on ikka, ütleme nii, et järjest jääb vähemaks, seepärast, et tegu on ikkagi ka vanade inimestega. Aga neid on ikka 10 õpetajat, kes on olnud enne mind. Siis on neid, kes on tulnud minuga täpselt samal aastal ja siis on neid, kes on tulnud hiljem. Et loomulikult ei tasu mul siin nüüd öelda, kes on meil kõige vanem inimene. Mõni on aastatelt vana, aga hingelt noor. Ja ega õpetajakski tegelikult ei ole nagu vahet, kas kõigepealt õpetaja on meessoost või naissoost ja siis ei ole vahet, kui vana ta on. Ehk mõni on noorena väga andekas, mõni ei saa vananagi midagi tehtud, aga mõni on vanana palju noorem kui mõni noor siin noorena. Nii et selles mõttes las need õpetajate vanused jäävad ja need aastad jäävad õpilastel endil nuputada. Ja siis on tulevikus mitu aastakümmet hiljem endal ka imelik mõelda, et kas päriselt see õpetaja on veel nii noor, et ta omal ajal tundus nii vana. Et see on kõik selline, mis nii-öelda õpilase peas toimuvana on, ütleme, et jätame selle võlu õpilastele endile. Ma ei ütle ise ka, kui vana ma olen. Mõne jaoks ma olen juba vana isa siin, eks, aga mõne jaoks tegelikult vist veidi mõni aasta vanem kui oma isa või hoopis tükis noorem või kuidas kellelegi. No seda saavad siis inimesed nuputama hakata. Ja. Aga siin tegelikult teie olete ju väga noorelt saanud direktori ametikohale, et ma julgen väita, et väga andekas olete siiski selle koha pealt. Tegelikult täiesti andetu. Ja see, kuidas ma sattusin, ma olin vist 27-aastane. Et see on ikkagi nagu mõnes mõttes, ma saan aru, et Tallinna linnal oli tarvis sellel hetkel teha midagi teisiti. Ja võeti inimesed, kellest ei olnud kahju. Põleb läbi, ei saa hakkama, pole hullu midagi, eks. Peaasi, et midagi toimub, midagi muutub, peaasi, et asjad hakkavad liikuma. Ja iseenda seisukohalt ma muidugi mõtlen, et eks mind kasutati haledalt ära küll. Aga jumal temaga, ega sest midagi nagu hullu pole, lihtsalt ma ise mõtlen tagant järgi, et mina nii noori võib-olla ei paneks direktoriks. Et natukene peaks mingisugust elukogemust inimesel ikka olema. Aga eks see elukogemus tuli siis julma töö käigus ja igasuguste nii-öelda, ütleme siis nii, et mõnda asja tuli nagu väga jõuga teha. Ja mõnda asja tuli ikka teha nii, et võtad vaata, et käsipidi ja teed, eks ju, nagu meisterdaks kohe. Kuigi tegelikult juhtimisteooriates öeldakse, et ikkagi teised inimesed tuleks tööle panna. Aga tuleb tunnistada, et väga noored inimesed seda alguses ei oska ja teevad väga paljud asjad ise ära. Et nüüd tagantjärgi mõeldes siis oleks olnud targem lasta teistel inimestel asju rohkem teha ja ise vähem teha. Aga see on, tagantjärgi mõtled, et oleks võinud nii, aga tegelikult ega praegu poleks siia hetke jõudnud, kui oleks teinud teisiti. Mis ei tapa teeb tugevaks. Just. Ja samas mõtle nagu kogu aeg selle peale, et tegelikult on nagu kaks inimest.
üks on see Tõnu Piibur, kes on nagu päriselt olemas, kes olengi nagu mina, ja teine on see härra direktor, kelle ümber toimuvad mingisugused asjad, kellesse suhtutakse kuidagi nagu suhtutakse, kes peab langetama mingisuguseid otsuseid ja kelle pärast nii-öelda mõni inimene saab hirmsa trauma ja mõni saab elus tiivad, et lennata uutesse kaugustesse ja need on tegelikult nagu kaks eraldi inimest. Et selles mõttes ongi see hariduses töötamine üks mõnevõrra keerulisem asi, et see inimestega töötamine tähendab seda, et sa pead ikkagi jagama ennast nagu kaheks, nii nagu näitleja laval. Üks on ta inimesena inimene ja teisena on ta laval mingisuguses rollis. Loomulikult tekst peab olema peas, pead teadma, mida sa seal teed, eks, ja kuhu see etendus välja jõuab. Et sama lugu on tegelikult kooli juhtimises ja igapäevases elus. Aga kuidas teile tundub, mis on meie kooli kui terviku kõige suurem tugevus? Vot selles samas küsimuses oligi nüüd kogu see sama vastus sees. Ehk kõige suurem tugevus meie koolis ongi see sama tervik. Ehk vaata teie, kes te ei ole nüüd väga palju teisi koole näinud, siis te ei tea selliseid asju, mis siin on sellised, mis moodustavadki terviku. Ehk me tahamegi, et kõigepealt õpilase päev oleks tervik. Ta tuleb hommikul kooli, temal on, kõigepealt saab, ma ei tea, putru süüa, okei, selle juurde te tahtsite ilmselt hiljem tulla, eks, aga ma aiman, et te tahtsite selle juurde hiljem tulla. Sest see on mõnes mõttes läinud selliseks, ütleme, naljakalt legendaarseks. Aga see loobki nagu selles mõttes terviku, et sa tuled ja sa ju elad nii ehk naa mingisuguses vormis ja keskkonnas peaaegu terve päev ja ühtede samade inimestega koos. Ehk see samane tervik ongi sinu koolis käimine, õppimine ja kogu see tegutsemine on ju selles mõttes tervik. Ja seda me üritamegi luua nagu tugevuseks. Ehk kui teil näiteks täna õhtul on laulukoor, siis sama laulukoor on tegelikult nagu tervik selle sama matemaatikaga, mis oli varem hommikupoole ja ei ole nii, et nüüd lõpeb riiklik õppekava, nüüd on väike paus, eks, ja nüüd tuleb tilulilu. Ei ole nii. Ehk õpilase päev ja õpilase areng ja kogu see õppeprotsess ongi nagu tegelikult tervik. Ja see kool on õppimise koht. Ehk sa tuled siia kooli ja sa õpid kõike. Sa ei pea kõike õppima nagu nüüd õpikust ja töövihikust, eks ju. Aga see koht kui selline tervik ja sa õpid kogu aeg. Vahetunnis õpid midagi jääb nagu kõrva taha, siis õpilase omavalitsusega tegeledes midagi õpid. Eks see ei ole nii, et sul ennem on matemaatika, eesti keel ja vene keel ja siis tegeled mingite oma asjadega. Ei ole nii, see on tervik. Väga ilusti öeldud. Õpilasena julgen väita, et vastab tõele. Aitäh. Just. Aga mis on selline omadus, mida te olete tähele pannud kõigis meie õpilastes, mis siis meid kõiki ühendab? Aegade jooksul on nagu juhtunud see, et kõik õpilased on sõbralikud. Vaata, ühest küljest ma nagu koolidirektorina peaks ütlema, et oi, meie õpilased on usinad ja püüavad ja õpivad väga hästi ja on väga targad. Seda ka, eks. Aga kui sa nagu vaatad neid õpilasi, kuidas nad omavahel suhtlevad, siis ega tegelikult ei saa õppeedukuses või akadeemilisi teadmisi omandada väga edukalt, kui sa tegelikult tunnetad, et sinu vastu on keegi nagu ebasõbralik. Aga valdav enamus õpilasi on üksteisega sõbralikud. Mõned ei oska käituda kohe, nad ei tea täpselt, kuidas. Siis mingist vanusest on poisid ja tüdrukud, eks ju. Siis on mingisugused suured tõmbumised ja tõukumised nende vahel. Aga laias laastus osatakse käituda ja olla nagu sõbralikult. Ja kuna see sõbralik olek on õpilastes ikkagi niivõrd massiivne ja valdav, siis need vähesed,
kes on tahtnud olla vahepeal natukene ebasõbralikud, on tegelikult uppunud suure sõbralikkuse merre kõrvuni sisse ära. Ehk ei saa sealt enam oma ebasõbralikkusega kuidagi välja ja teisi mõjutama. Eks ja see omakorda peaks siis tekitama õpikeskkonna, kus on siis võimalik õppida. Ja see, kui mõni ei õpi, eks, oleme siis tema vastu sõbralikud. Et ärme pane seda talle pahaks, aga eesmärk on ikkagi hästi õppida. Kas see jutt kehtib nüüd nii praeguste õpilaste kohta kui ka õpilaste kohta näiteks 10 aastat tagasi? No 10 aastat tagasi olid juba täiesti normaalsed inimesed siin koos. Aga 20 aastat tagasi oli õhus tunda veidi rohkem kiuslikkust. Ja kui vaadata nüüd, ütleme, kui kohtuda nagu vilistlastega, siis ärge pange nüüd kõik vilistlased mulle seda pahaks. Aga osa vilistlasi on selliseid, kes meenutavad kooliajast üsna selliseid nagu valusaid krutskeid või selliseid nagu kuidagi asju, milles on võib-olla liiga palju sarkasmi ja liiga palju sellist ütleme, polariseeruvat suhtumist, et kas kool on hea või halb või et kas üldse puutub kooli, eks ju. Et kui rääkida vilistlastega siis ja meenutada mingeid eredaid seiku nende kooliajast, siis need tihtipeale tunduvad, ütleme, valdav enamus nendest vilistlastest on mulle rääkinud, millist käru nad keerasid siin kellelegi või mida nad tegid, ütleme, kui nad tegid keemiakatset, siis vähemalt kuidas klaasid lendasid ja kuidas see kõik nagu totaalselt lõppes, eks ju. Aga kui ma võtan praeguse õpilase ette ja küsin, mis tal nagu koolipäevas sellist teistsugust on, siis selle praeguse õpilase keemiakatse on seletatav oluliselt sisulisemalt. Et kui see pauk nagu käib, eks ju, siis tegelikult see tulemus on nagu kordades sõbralikum. Kõik pühivad pärast killud kokku. Eks, et selles mõttes ma ütlen ausalt, et suhtumine on aegade jooksul muutunud sõbralikumaks. Aga kui nüüd muutustest rääkida, siis selle 70 aasta jooksul, kui te siin olnud olete, mis on teie meelest kõige rohkem muutunud ja kas mõnest muutusest on natuke kahju ka? Mitte ühestki muutusest ei ole kahju, sellepärast et me ju ikkagi korraldame seda koolielu siin täiesti teadlikult. Ja see on ikkagi väga konkreetne tegevus millegi saavutamiseks. See ei ole lihtsalt tööl käimine või see ei ole lihtsalt, et me oleme siin koolis kuidagi koos. See on ikkagi väga nii-öelda süsteemne ja teaduslikult põhjendatud tegevus ja see kõige suurem muutus, mis, see võib-olla ei ole ainult meie kooliga nüüd seotud, vaid see on Eesti hariduses tervikuna. Ehk varasemalt õppisid õpilased endale teadmisi. Ehk mida rohkem õpilane teadis, seda targem ta oli, eks, ja teadmised paistsid välja lõpueksamitel. Küsiti nende käest igasuguseid küsimusi, mida rohkem õigeid vastuseid, selle võrra parem tulemus. Aga praegu on terve Eesti liikumas õpioskuste suunas. Ehk siis eesmärk on, see ei ole nüüd jällegi ainult meie kooliga seotud, vaid see on kogu Eesti hariduse arengukava eesmärk on elukestev õppija. Ehk teie puhul me tahame et te teaksite võimalikult palju teadmisi, aga me veel rohkem tahame seda, et teil oleks väga head õpioskused, et te oskaksite õppida. Ja kui te mõne korra tunnete, et ei saanud väga hästi hakkama, siis te ei pea mitte pettuma, vaid te peate mõtlema, kuidas saavutada paremaid tulemusi. Ehk me üritame jõuda sinnani, et ära kaoksid ka lõpueksamid. Sellepärast, et lõpueksamitel ei ole võimalik kontrollida õpioskusi. Ehk eesmärk teie puhul on see, et te oleksite elukestvalt õppijad. Te ei lõpetaks õppimist mitte kunagi, ka mitte siis, kui te lõputunnistuse kätte saaksite. Vaid see kool peaks andma teile
õpioskused ja nüüd te rakendate neid õpioskusi kogu aeg, igapäevaselt, lähete edasi õppima, lähete järgmistele planeetidele elama, lähete kuhu iganes, eks ju, ja kogu aeg õpite. Ehk te kordagi ei mõtle, et nüüd on teil asi selge. Eks see õppimise kontseptuaalne muutus on nüüd vahepeal toimunud. Ja ma arvan, et meie kool, Pelgulinna gümnaasium on selle muutuse elluviimise esirinnas. Mis tähendab seda, et mõni asi on teil jube segane ja te ei saa mitte millestki aru, eks? Ja ega kõik õpetajad ei saa ka aru. Aga eesmärk on meil selge. Ehk meil on vaja õppida selgeks õppimine. Faktid on kõik olemas internetis. Ehk siis hinded ei olegi tähtsad, vaid ongi lihtsalt see, kuidas sa õpid ja peaasi, et sa õpid. Vaata, hindamine on nagu väga siukene keeruline teema. Ehk hindamine on tegelikult tagasiside andmine. Kui see tagasiside andmine toimub numbriliselt, ehk ma ütlen sulle, et 3, siis no mida see 3 nagu tähendab? See 3 tegelikult tähendab seda riikliku hindamisjuhendi järgi, et üle poole asjadest on selged, me võime liikuda edasi. Aga tegelikult, kas me ikka saame liikuda edasi, kui kõik ei ole selge? Et seetõttu see numbriline hindamine on praeguseks hetkeks jäänud juba ajale äärmiselt jalgu. Ja sellest ei tasu teha mitte mingisuguseid järeldusi iseenda õpioskuste või teadmiste kohta. Ehk mõnikord sa saad negatiivse hinde selle eest, et sa ei õppinud ära. Aga õpioskused kui sellised võivad sul ju olla selged. Ehk ütleme näiteks korrutustabeli puhul on ju näiteks selge näide see, et kui sa oled õppinud selgeks selle, kui palju on 3 korda 5, nagu palju see on? 15. Nii. Siis järgmine küsimus on, kui palju on 5 korda 3? Ütleme, et sa ei tea. Eks? Ütleme näiteks, et sa ei tea. Siis hindeks saad sa 3, sest pooled vastustest olid õiged. Eks? Aga tegelikult ei tea sa ju korrutustabeli olemusest absoluutselt mitte midagi, sest see sama 3 korda 5 on sama, mis 5 korda 3. Eks seetõttu see hinne 3 on ju mõnes mõttes nagu jabur. Ehk tundub küll, et pooled asjad on nagu õigesti vastatud, aga tegelikult ei ole selge mitte miski. Ja seetõttu on mõistlik anda tagasisidet hoopis nii-öelda kujundavas võtmes, ehk ma seletan sulle lahti, mis on sul selge ja mis sul ei ole selge ja kuhu suunda liikuda edasi. Ehk mitte kunagi ei tohiks olla õpetaja rahul õpilase õigete vastustega. Kõige hullemad asjad on õiged vastused. No siis see tähendab nagu seda, et korras istu, ära rohkem mõtle. Kõik on õige. Said 5. Kõige hullem hinne, mis sinuga juhtuda saab, on tegelikult 5. 5 blokeerib sinu ajus kõik ära, annab sulle signaali, et sa ületasid mingisugust lävendi, sul on kõik tehtud ja sellega kaasneb teadmine, rohkem ei pea tegema selle teema osas, sest sa said 5 kätte. Mõtle, kui kohutav see on. Sa ei saa mitte kunagi miljonäriks, sa saad alati miinimumpalga endale. Ehk 5, tubli, istu, miinimumpalk on käes. Nüüd ma istun, rohkem mõtlema ei pea, miinimumpalk on käes. Mina õpilasena tegelikult olen tähele pannud, et see hinne tuleb protsendist, mis oleneb sellest, kui palju vigu sul on. Aga see ei näita üldse seda, kui hästi sa tegelikult aru saad ja kas sa tegelikult õppisid. Et näiteks mul on sageli nii, et matemaatikas on võib-olla hästi väike töö tegelikult, kõik on väga lihtne. Ma õppisin kodus, ma sain aru sellest, aga ma lähen sinna, ma teen selle töö ja näiteks 1 miinus jääb panemata kuskile, mis tegelikult on ju lohakusviga. Aga sellest teemast ma üldiselt saan aru, aga hinne on ikkagi 4. Ja vanasõna ütleb veel, et vigadest õpitakse. Aga kui sa ei tee vigu, eks, kuidas sa siis õpid? Kui sa ütled nagu kõik asjad kogu aeg õigesti, siis sul tegelikult kaob ära õppimise
mõte kui selline. Eks sul ei ole rohkem vaja õppida, sul on kõik nagu selge. Et sellepärast ikkagi tuleb, jällegi, mis ma siin vahepeal üritasin selgitada, et te olete praegu koolis kui süsteemis praegu väga huvitaval ajal. Ehk praegu on see muutus, kus teie vanemad ei saa absoluutselt mitte millestki aru, eks nemad on veendunud selles, et kui sa saad nagu 2, siis on halvasti, kui sa saad 5, on kõik hästi. Tegelikult ei ole nii. Tegelikult on maailm hoopis teistpidi. Ja tegelikult ongi see sama lugu, et kui sa ei tee vigu, eks siis sa ju tegelikult ei õpi. Sa ei mõtle neid asju uuesti läbi, eks sa ei leia võib-olla enda viga ülessegi, seepärast, et õpetaja parandas selle vea ära. Ja parandas sinu lohakus vea ära ja sa ei saagi mitte kunagi teada, kas see on lohakus viga või mitte. Et selles mõttes te käite koolis huvitaval ajal ja kui nüüd tulla tagasi selle nii-öelda Pelgulinna gümnaasiumi jutu juurde siia, siis meie oleme selle huvitava aja nii-öelda liikumises enam-vähem eesotsas. Me teeme väga palju vigu, eks, aga teised koolid saavad meie pealt õppida. Meid praegu on väga hea vihata, sest meie tulemused ei pruugi olla head, eks, aga me õpime kõige rohkem. Ja see selgus saabub tegelikult alles tulevikus, siis kui te sealt teiselt planeedilt vaatate tagasi meie kooli praegust situatsiooni ja seda, kuidas te õppisite õppima. Kui rääkida muutustest ja tulevikust, siis kuidas teie näete meie kooli 10 aasta pärast? Milline see on? Kuidas siin asjad käivad? Millised õpilased on? 10 aasta pärast on siin põhikool. Gümnaasiumi tehtud mõned sajad meetrid edasi, ehk Kolde puiesteel on siis riigigümnaasium. Ja see on ajalooline nii-öelda paratamatus. Ehk see ongi nagu see osa sellest Pelgulinna hariduse loost. Et me alustasime praeguseks hetkeks siis 110 aastat tagasi Krabi algkoolist, Telliskivi tänavalt, see maja on nüüd maha lõhutud. Seal oli pisikene algkool, Tallinna linna algkool. Siis me saime 20. aastateks saime uue maja Ristiku tänavale. See maja jäi meile kitsaks ja siis me saime 61. aastal uue maja siia Mulla tänavale, kus me praegu istume. Ja nüüd ühel hetkel sai see meile jälle kitsaks. Ehk meid on siin selles majas praegu liiga palju ja kuna muutus ka riiklik õppekava, ehk selle sama põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava asemele tuli siis põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava. Erinevus seisneb selles kahes asjas, et põhikooli riiklik õppekava tähendab ennekõike kohaloleku põhist õppekava. Ehk kõik tulevad kokku ja see koos olemine ja koos käimine ja kooli kohustus, see ongi see, mida siin tehakse. Ja gümnaasiumi riiklik õppekava on siis nii-öelda uurimuse ehk teaduse põhine ja selleks tuleks siis rohkem puurida ja see kohal olemine on teistsugustes gruppides. Vahel klassina, vahel terve rühmana, vahel kahekaupa, vahel kuidas iganes ja selleks on vaja hoopis teistsuguse ehitusega maja. Ehk ei saa olla enam nii-öelda klassikalised klassiruumid. Ja selleks ongi vaja ehitada siis riigigümnaasium. Riigigümnaasium sellepärast, et riik finantseerib, aga gümnaasium kui selline peaks olema põhimõtteliselt eraldi õppeüksus kui põhikool. Ehk nii-öelda täiskasvanud ja tited peaks olema eraldi, eks ju, sellepärast, et nende õppimise põhimõte on veidi teistsugune. Aga kui me praegu mõtleme, et me oleme 11 klass, kas me võime, kas on võimalik, et me oleme viimane lend, kes 12. klassi siin koolimajas lõpetab? No see sõltub nüüd uue maja ehitajatest, et kui kiiresti nad selle valmis ehitavad ja kas nad saavad kõigega hakkama. Aga põhimõtteliselt küll, jah. See ei ole veel kokku lepitud, kas olete või ei ole, aga te võite minna sellega ajalukku küll. Meie lend on tegelikult üldse väga huvitav, et meil on siin juhtunud päris erinevaid asju, mille poolest me siin erilised oleme, et näiteks meil jäid eksamid ära.
eriolukorra tõttu. Mis veel on olnud? Vaata, see eksami ärajäämine eriolukorra tõttu on veidi nagu niisugune kahe otsaga asi. Et ühest küljest on see nagu samm õiges suunas, ehk selles suunas, et eksamitega ei ole võimalik kontrollida teie tegelikke õpioskusi. Aga selle ärajätmise poolt oli haridusministeerium nagu väga hea meelega, sellepärast, et siis saab tekitada seda uut õppimise paradigmat ja seda uut mõtlemise malli, et miks sa käid koolis ja miks sa õpid. Eks sa ei õpi tegelikult eksamite pärast, vaid sa õpid selleks, et sul oleks elus mingisugused toimetuleku oskused. No mina 9. näiteks olin väga nagu õnnelik, et eksamid ära jäid, kuna ma arvatavasti oleks need läbi kukkunud. Aga ei oleks. Ma ütlen sulle kohe ära, et 9. klassi lõpus ei ole võimalik eksamil läbi kukkuda. No, kui sa käid üldhariduskoolis, kui sa oled valdava osa ajast käinud kohal, siis ei ole võimalik läbi kukkuda. Pealegi on veel järeleksam. Aga no ma ei olnud 9. ja ka enne seda just kõige parem õpilane, nii et täiesti võimalik. See on suhtumise küsimus. Et järelikult oleks tulnud sulle sisendada teistsuguseid, anda sulle teistsugust tagasisidet sinu õppimise kohta. Ehk kui sa ise tunned, no okei, kõik puberteetikud arvavad, et nad on koledad, nad on punnilised, nad ei õpi hästi, eks ju. Aga selleks ongi see sama koolisüsteem, selleks on ka vanemad kodus, et anda sulle tagasisidet sellist, mis ei ole ülipositiivne, ei aja sind pilvedesse oma korda, vaid ta hoiaks sind nagu mõistliku joone peale ja tõukaks natuke edasi. No, eksamitega oligi see, et ma olin väga õnnelik, aga et ma oleks muidu läbi kukkunud, aga samas nüüd see tekitas rohkem stressi 12. klassi eksamites, kuna meil ei ole nagu seda eksami kogemust olnud, siis ma nagu ei tea, mida 12. siis oodata. Mina olin ka kusjuures päris kurb, et ma ei saanudki teha eriti seda valikeksamit, ma oleks tahtnud bioloogia eksamit teha ja ma oleks tahtnud ennast testida ja näha, et kas ma saaksin hakkama, aga seda võimalust ei olnud ja ma olin vist suhteliselt ainuke, kes oli kurb, et eksameid ei olnud. Aga testi ise ennast. Püstita mingi küsimus ja vaata, kas sa saad selle küsimusele vastamisega, selle küsimuse lahendamisega hakka. Ma kipun valima alati kõige keerulisemat varianti. Ma oleks tahtnud, et see eksam oleks olnud nende standardite järgi, mis on, ma ei teagi, kelle poolt see on paika pandud, aga ma ei tea, mis need standardid on ja see teeb veel asja raskemaks. Ma ütlen selle standardi sulle. Võta üks juhuslik ülesanne, mis on varem lahendatud, näiteks matemaatikas, mis sul on kuskil vihikus või kaustikus olemas, eks. Võta see lahti, aga lahenduskäiku ära vaata. Täiesti juhuslik ülesanne. Ja siis lahenda see ära. Proovin kindlasti. See ongi see sama eksam. Ehk eksami eel minnakse mingil põhjusel jubedalt närvi, eks, aga tegelikult tuleb eksamil üks seni lahendatud ülesannetest. Ja siis appi eksam, appi mul on pinge, appi ma ei suuda. See on ilmselt midagi sellist, mida ma ei oska, eks ju, aga tegelikult on see sul varem tehtud. Mul tuli nüüd meelde, mille poolest meie lend veel eriline on. Meie lennust tuli juurde D-klass. Meie lennus oli rohkem õpilasi vastu võetud kui meist eelmine lend, aga nüüd ma olen aru saanud, kui minu väike õde läks kooli see aasta, et nüüd on jälle ainult ABC. No nii kuidas need inimesed Pelgulinnas sünnivad, ega meie seda siin ei suuda kuidagi nagu korraldada, et kui sinu õde sündis sel hetkel, siis tema sündis, siis tema selles klassis on. Ja kui samal aastal sündis veel teisi nii palju või nii vähe, nagu mõnikord on, siis selline see loodus on. Ma ei tea, kas see on nagu juhuslik, aga samas meie lennus on ka kõige rohkem õpilasi nagu gümnaasiumi lendude poolest, sest ma tean, et nüüd 12. vist lennus on kas 40 või 50 õpilast, aga meil on mingi 62 vist. Ja meid on päris palju. Aastati ongi erinevad just see, kui palju on üleüldse mingis vanuses inimesi.
Me oleme siin nüüd päris palju rääkinud igasugu muutustest, aga kas meie kooliga seoses on olnud mingisuguseid suuremaid projekte või noh, isegi mitte suuremaid, vaid mingisuguseid projekte, mis on seotud kas majaga või koolikorraldusega, mis on mingil põhjusel ära jäänud, aga kui need oleksid toimunud, oleks võinud meie kooli muuta mingil määral? No kui nüüd ära jäänud, noh ega mis... No ehituse osas on olnud siin muidugi üksjagu, ütleme nii, et iga 2 aasta tagant keegi ikka midagi pakub, kes tahab siia suurt jalgpallihalli ehitada, kes tahab siia veel ühte korrust peale ehitada ja kes tahab ühtepidi maja pikendada, kes tahab teistpidi maja pikendada. Et sellised pakkumisi ikka on, aga noh, seal igal asjal on taga ikka mingisugune ärinipp, ega muidu seda kõike ju ei tehtaks, neid pakkumisi. Aga nad üldiselt on sellised väga ütleme, ehitusega seotud asjad on ikkagi nagu kõik ära jäänud, sellepärast et alati taandub see selle juurde, et mis on selle asja mõte. Et noh, korrust meile peale ehitada ei saa, sellepärast et kogu see maja asub ühe suure ujuva savi saarekese otsas ja kogu aeg ujub niimoodi üles-alla, seepärast nende koridori otstes või no koridori keskel on ka maas siuksed jutid, kus siis, mis on nagu liikumise vuugid, millest on siis näha, kuidas see maja ujub ja seetõttu selle maja massi suurendada ei saa. Ja seesama Telliskivi tänav, mis siin lähedal on ka seotud selle sama asjaga, ehk siin olid väga suured saviaugud kunagi, kust võeti savi ja tehti telliskive. Et see on kõik seotud sellega, mis pärast siin väga suurelt nagu ehitada tegelikult ei õnnestu, sest see kõik on selline väga, väga savine värk. Et selles mõttes selle vormi osas me lähema mitmesaja aasta jooksul mitte midagi siin muutma ei hakka. No võib-olla siis tuleb keegi jube tark ja ütleb, et nüüd teeme kuidagi teisiti, aga me kahjuks ei näe seda. Aga nüüd vist on liiga hilja, arvestades seda, et siia tuleb põhikool, aga kas on ka kunagi mõeldud, et siia lift tekitada? Ja. Miks ei ole? Ja sellega pole keegi hakkama saanud. Ehk siis meie koolimajal ei ole sellist kohta välja arvatud muidugi välisseinas fassaadi küljes, kus saaks läbi kõikide korruste sõita. Noh, ka seal ei saa. Noh, või siis tuleks kaevata, et jõuda nagu keldrikorrusele. Ehk meie maja on selles mõttes huvitav maja, mis on kõikidel korrustel põhjalikult ära kasutatud. Ehk ei ole ühtegi sellist nii-öelda kasutamata korrust, terve kelder on täies mahus kasutusel ja pööningut muuses meil ei ole, vaid need, mis on need akendega kohad võimla ja aula peal, need on tegelikult laekandekonstruktsiooni õhulise vaatega elemendid, mille tõttu maja arhitekt Uudo Ivask mulle kunagi seletas selle asja lahti, et need ei ole mitte aknad ja seal ei ole ruum, vaid et eemalt oleks õhulisem vaadata, siis on seal aknad. Muidu see on lihtsalt tavaline laekandekonstruktsioon ja sinna peale astuda ei saa nende konstruktsioonide vahele. Ja selle lifti mõte saaks olla üldjuhul see, et näiteks ratastooliga saaks korruste vahel liikuda. Aga hoovimaja on jällegi eraldi korrustega. Ehk hoovimajja pääsemiseks on vaja ikkagi läbida treppe. Ehk sellest liftist oleks nagu väga vähe kasu. Et ta mõnes mõttes on selline ebafunktsionaalne hoone, mis tänapäeval selliseid koole ei tehta. Aga 61. aastal oli see üks moekamaid koolimaju ja siis inimesed lihtsalt arvasid nii. Ja nad tegid sellise maja ja meie nüüd peame ühest küljest me peame selles majas nagu elama, aga teisest küljest eks me siis saamegi sellise kunstihuvilise pilguga vaadata 61. aasta kõige ägedamat kooli sisekujundust, mis on siis sinise, punase ja kollasega ehk erinevad korrused on erinevate värvidega. Hiljem kunagi nii erksates värvides koolimaju ei ehitatud, sellepärast et tervisekaitseametnikud
olid veendunud, et see ärritab lapsi. Ja kõik lapsed on närvis, ei õpi mitte midagi, ei suuda rahuneda ja lähevad omavahel pusklema, kui on nii erksad värvid. Tegelik elu näitas, et värvide pärast ei läinud. Kusjuures seoses tunniga Kodulinn Tallinn ma avastasin, et meie koolil on ka kaksik. Mulle praegu täpselt ei tule meelde, mis kool see on. Tartus. See on nüüd vahepeal mitu nime vahetanud. See on meie kooli sarnane kool, aga ta on ikka hoopis teistsugune. Meie kool on nüüd aastal 2007 renoveeritud ja ta on renoveeritud nüüd täpselt selle algse projekti järgi, mille siis Uudo Ivask ja Herbert Rüütlane 61. aastal valmis meisterdasid ja kõik need värvilahendused on siin täpselt need. Aga see Tartu kool, seal juba ei olnud kohe sellised värvid, see oli nagu lihtsalt hoone kui selline. Aga muidu on meie kool täiesti ainulaadne kool maailmas, mille alusel siis tehti see tüüpprojekt, mis on, ütleme, päris paljudes Eesti linnades on see nii-öelda see tüüpprojekt, aga hoopis teistsugune. Meie koolimajal on ka juubel, ma jällegi ei mäleta, vist peaks olema 60. Mingi segane arv oli igal juhul 1961 on see kool tehtud ja seda saab meelde jätta niimoodi, et kunagi siin kooli ukse ees siin oli betoontrepp, praeguseks on see asendatud unikivitrepiga, aga seal sees oli üks niisugune plaat ja plaadi sees oli roostevaba lattidest siis 61. aastal lõigatud üks selline sümbol, mis oli kriips, siis oli 9, siis oli 6 ja siis oli kriips. Ja see tähendas seda, et kui sa vaatasid ühelt poolt, oli 1961 ja kui sa vaatasid seda numbrit teiselt poolt, oli ka 1961. Ehk need ühed olid mitte nagu ühena joonistatud, vaid sirge kriipsuna. Ja selle järgi saab siis alati meelde, et see kool on tehtud 1961. Kõik need numbrid on ühtepidi ja teistpidi vaadeldavad. Ja sealt siis arvutad, kui mitu aastat mingil hetkel see maja vana on. Aga haridus Pelgu linnas on ikka tugevalt üle 100 aasta vana. Ehk siis, kui mu matemaatika mind ei peta, siis peaks olema 60 aastat. Väga kindel sa ei ole või? Igaks juhuks. Veidi nagu kahtled enda matemaatika oskustes, mis on jällegi õppimise seisukohalt nagu hea. Eks sa ei tulista nagu kohe õiget, ma tean igal juhul, aga alati tasub kahelda, jah. Selles mõttes õige. Ei kuna ma selle 11 aasta jooksul olen õppinud nii palju matemaatikat ja see läbi aastaga aina raskemaks, siis isegi ka kõige lihtsamad tehted ei tule enam välja, nii et ma ütleks 60. Jah, ehk õppimise alus ongi see, et sa kõiges kahtled. Sa ei ütle teie veendumusega, et varasemad põlvkonnad tegid kõike õigesti ja on jõudnud siiani välja. Kahelda tasub alati ka korrutustabelis. Ehk äkki see ei ole õige. Aga kui sa oskad sellest kahelda ja suudad enda jaoks nagu ära tõestada selle, et see on ikkagi nagu enam-vähem õige, eks ju, siis sa oledki selle asja endale selgeks õppinud. Okei, jah. Ainult kahtlema peab. Aga kui... Ära usalda kedagi. Ei usalda. Eriti mitte pinginaabrit. Ja. Aga kui mõelda nüüd selle koolimaja peale, siis milline koht toob teile kõige rohkem mälestusi või milline on teie lemmikkoht siin koolimajas? Ma pole üldse nii vanagi, et mul saaks mälestusi tekkida. Eks selleks peab olema vähemalt... ma ei tea, 100 aastane, et mingid mälestuseks saaks tekkida. Ei, ka näiteks eile võib olla mälestus. Väga tiip. Väga tiip. Ma elan oma igapäevast elu, mul ei ole selles elus veel tekkinud mälestusi. Kui ma järgmise elu ette võtan ja seda elama hakkan, siis... Ja kui mulle meenub see, et ma mingil hetkel olin ka selle kooliga seotud, et siis ma arvan, et siit tulevad head mälestused. Vaata, mälestused saavad tekkida nendel õpilastel, kes siin koolis on õppinud. Ehk ta kõigepealt tuli esimesse klassi. Tal olid mingisugused seinad, uksed, aknad, kõik olid kordades suuremad kui sel hetkel, kui sa nagu lõpetad. Eks tegelikult aknad ei muutu ja uksed ka ei muutu.
aga sa ise muutud seal vahel. Eks see sinu koolis olemise hetk on nii pikk, ehk see 1.–12. klassini on üle poole sinu elust ja see on praktiliselt terve su elu, eks ju. Sul tekivad siin juba mälestused, aga minu jaoks on see lihtsalt üks hetk ja läks väga kähku. Aga kui me siis jätame need mälestused kõrvale, siis milline on teie lemmik koht siin koolimajas? Või kus see täpsemalt on? Ja kas teil on mingi lugu sellega rääkida näiteks, mis ei ole piinlik? Miks ei või piinlik olla? Piinlik võib ikka olla. Et näiteks, kui te iga päev kooli uksest sisse tulete, kas te olete vaadanud, mis pilt seal üleval on? Ma tahtsin küsida, mis lugu on selle pildiga, miks see seal on? Kõigepealt, kas te teate, kes on selle Taiese autor? Ei. Kindlasti teame, aga ei mäleta. Okei, ma ütlen Enn Põldroos. Enn Põldroos tegi selle kunagi 61. aastal ja ajalehest Sirp ja Vasar, mis oli siis kultuurileht, sai lugeda ühte arvustust siis monumentaalkunsti kohta. Ja üldiselt räägitakse seda sellest, kuidas kõik on nagu Nõukogude Eestis jama, kuidas kõik on halvasti, kunsti ei kõlba mitte kuhugi, aga hea näitena tuuakse seda, et Enn Põldroos on siis vastastikuse abistamise korras loonud Mulla tänava kooli ühe sgraffito. Nüüd on küsimus, mida tähendab see vastastikune abistamine? See on mulle siiamaani jäänud arusaamatuks ja sellele ei ole siiamaani suutnud ka keegi vastata. Võib-olla tähendab see seda, et ta ei saanud selle tegemise eest raha. Ta tegi selle kuidagi niisama ära ja võib-olla sai midagi siis vastu. Võib-olla see tähendab seda, aga ta ise ka ei mäletanud selle kohta mitte midagi. Selle väljendi kohta. Et selles mõttes hommikul kooli sisenedes tasub seda sgraffitot vaadata ja mõelda, mida see võiks tähendada. Omal ajal muuseas kriitikud ütlesid, et kus niisugune asi nüüd kooli sobib. Esiteks seal peal paljad inimesed, teiseks mängivad nemad rannas palli. Eks, aga mõnes mõttes on see nagu väga sümboolne, ehk kui sa tuled nagu 1. septembril kooli, siis sa jätad selle suve enda selja taha, eks jätad selle Stroomiranna vahvad pallimängud selja taha ja sisened sealt alt sinna urgu, õppimise urgu, kus sina saad palju teadmisi juurde ja lähed välja nii, et sa seda pilti enam ei näe. Ehk siis teie lemmikkoht on see treppide juures? No on veel huvitavaid kohti, eks ju, kui sa vaatad näiteks, oled sa kunagi vaadanud, teie, kõik õpilased, 1000 õpilast näiteks, olete vaadanud garderoobi põrandat, hakanud ühest otsast tulema ja siis hakanud teisest otsast tulema. Aga vahepeal läheb muster sassi. Ma olen nende peal väiksena hüppanud, et kõik tegid seda. Kas või hüppasin kogu aeg ainult punase peal, siis ma mõtlesin, et oota, miks see punane täpselt siin samas on, seal peaks valge nüüd olema. Siis tuli sammu vahetada. Ja. Just. Ja mõtle, kui mõnes mõttes nagu huvitav, et terve koolimaja on 60 aastat paigal olnud ja on väga palju inimesi, kes kõnnivad sealt üle, ei pane seda mitte kunagi tähele, ei hüppa seal peal, eks ju. Aga kui sa oled hüpanud, siis sa oled aru saanud, et midagi on siin majas sellist, mis ajab sinu elus sammu sassi. Väga tiip. Väga tiip. Aga ikkagi nüüd jutust tuleb välja, et te olete siin koolis väga kaua olnud, et milline hetk on olnud see hetk, mis on teinud õnnelikuks teid, et te siin koolis direktor olete? No minu elu on üks kestev õnn. Sellel ei ole otsa, ega algust, ega äärt, vaid see on selles mõttes hoomamatu õnnetunne päevast päeva ja hetkest hetkesse. Eks selles mõttes ma isegi ei saa aru, kas ma käin tööl või käin koolis. Aga tegelikult ma käin tööl. Kui me nüüd võtame nagu selle hetkeni, et mis me siin nagu alguses üritasime selgitada, et mul tegelikult ei ole mingisuguseid tundeid, mul ei ole mingisuguseid emotsioone, ma käin ja ma teen tööd. Eks. Aga see töö on selline,
mis mõnes mõttes on nagu koolis käimine. Ehk üle 40 aasta järjest ma olen läinud 1. septembril kooli. Lähen nagu 1. septembril kooli. Kujutad sa ette, et sa nagu ei olegi mitte midagi, sul nagu ei tulegi 1. septembril mingisugust muud mõtet, kui et sa lähed kooli. Aga mõelge, kui palju on maailmas inimesi, kes ei teagi, mis asi on 1. september. Ammu ära olnud, mingisugune jama oli kogu aeg sellega, mingisugune õppimine oli, pidi kogu aeg pingutama, pidi mingisugust teadmisi näitama, mingi totaalne jama, eks. Aga mina olen igal aastal 1. septembril, enne 1. septembrit mul juba tekib tunne, et nüüd on nagu, ja siis on sama tunne nagu uue aasta pidustused, eks ju. Mõtled, et nüüd hakkab uus aasta. Tegelikult ei juhtu mitte midagi. On Gregoriuse kalender, eks ju, selle uue aasta puhul tuleb lihtsalt 1. jaanuar, sama elu läheb edasi. Aga 1. septembril on alati nagu teisiti. Ja see on hoopis teine tunne kui 1. jaanuari tunne. Ei, aga samas 1. september tähistab ju uue kooliaasta algust, nii et mõnes mõttes see on ikkagi uue aasta algus. See on suurema uue aasta algus kui majandusaasta algus 1. jaanuaril. Siis kõik mingi pärast inimesed arvavad, et nüüd nad peavad raketti laskma ja nüüd nad peavad, ma ei tea, mida tegema, eks ju, soovima üksteisele midagi, eks ju. Gregoriuse kalender. Luudne asi nüüd. Aga kui te ütlesite, et te tulete 1. septembril kooli, siis kui inimesed käivad suvetööl, kas siis juunis või augustis, siis teie mõlemad kuud olete kodus, ootate 1. septembrit või te ka vahepeal olete koolis? No jätame nüüd meie vaatajatele ikkagi mulje, et õpetajad on kogu aeg koolis, eks ju. Nad ei käi siit mitte kunagi ära, neil ei ole mingisugust eraelu ja neil ei ole kodu. Nad on jube kurvad, kui siin õpilasi ei ole. Nad ootavad teid terve suve, eks on siin jube nukralt üksinda, lahendavad tahvli peale üksinda ülesandeid, poetavad pisara, kui selle õnnelikult valmis saavad, sest keegi ei ole õpetajatega koos siin õppimas. Ja siis tuleb 1. september, maja puhkeb õitsele ja kõik tulevad kooli koos õppima. Eks ju, mitte igaüks ei tule ise niisama siia mingisuguse teadmise omandama, et kõik tulevad koos õppima. Ja sellepärast see maja siin ongi. See maja elabki seda elu. Kogu jutt on nüüd tegi väga õnnelik, aga ma korraks tõmban seda tuju maha. Kas on vahest... Ma saan palju palka ka sellest. ei, veel hullem. Kas on vahest juhtunud midagi väga halba ka või on mingisugune asi väga valesti läinud või mingisugune suurem jama olnud ja kuidas see lahenes? No, kooli puhul, kus on iga päev ikkagi praktiliselt 1000 inimest koos, tuleb nagu enne kõike mõelda ka ohutuse peale. Ja tuleb mõelda selle peale, et tegelikult on selles mõttes läinud hästi, et kõik on elu ja tervise juures. Ehk mitte midagi hullu ei ole juhtunud ja mitte midagi pole läinud halvasti. Me oleme loomulikult väga palju selleks ka nii-öelda panustanud. Eks? Me oleme kogu aeg rääkinud, ei torma treppide peale. Eks? Kui on suurem viiruse puhang siin, siis haigena püsid kodus. Eks? Pesed käsi. Ja kui sellega nagu, mõnes mõttes võib ju ikkagi tunduda, et kool on õppimise koht ja õpi hästi, peab ütlema. Aga tegelikult sellest õpi hästist eespool on see, et käitu turvaliselt. Ehk ole sõbralik oma kolleegide ja kaaslaste vastu, eks, ja käitu nii, et kõikidel oleks siin hea ja turvaline olla. Ja kui sellega on nagu kogu aeg tegeletud, siis ei saa mitte kunagi öelda, et miski asi on läinud pahasti. Okei, vahel on vähe raha. Vahel on mingisugune, ma ei tea, mingi tehniline apsakas siin juhtunud. Vahel ei lähe mõni arvuti tööle. Eks vahel mõni õpilane läheb vihasena koolist minema ja tema vanemad on pahased, et laps on loll. Eks kuidas ta siin koolis üldse õppida sai, kui tema siiamaani loll on. Aga see on lõppude lõpuks ikkagi kogu selle maailma mastaabis on see ikkagi tühi-tähi. Aga mis on teie kõige suurem saavutus siin koolis? No võt see ongi nüüd kogu meie pool tundi järjest siin seda sama podcasti nüüd teha
ehk kõige selle juures tulebki tõdeda, et see võib-olla oligi see kõige suurem saavutus, et õpilased õpivad, eks ju, ja nad on omandamas õpioskusi. Ja see tegelikult ei ole nagu kogu maailma hariduse kontekstis, ei ole see nagu lihtne saavutus. Kõik inimesed maailmas, kõikidel pole kirjaoskustki. Kõik inimesed, mõnedes maades ei käi tüdrukud koolis, eks. Aga meie oleme siin jõudnud juba sinnani, et me mitte ei omanda ainult teadmisi, vaid me omandame õpioskusi. Ja loomulikult ei ole need veel kõik selged ja loomulikult ei ole nüüd veel see koht, kus me saame öelda, et nüüd on töö tehtud ja nüüd me võime siin rahulikult olla. Kaugel sellest, meil ikka väga pikk tee veel minna. Aga me oleme õiges suunas liikumas. Jällegi väga ilusti öeldud. Aitäh! Sellega seotud, ma ei tea, kas Elis nõustub minuga, aga minu arust ka teie üks kõige suuremaid ja vahvamaid saavutusi on teie aktuse kõned. Ma arvan, et me ei ole ainukesed, kes teada tahavad. Ma räägin nüüd, tead, kus need sünnivad. Need sünnivad niimoodi, et muuseas ma soovitan seda teistel ka proovida niimoodi. Mitte midagi ei mõtle ette, mitte ühtegi kõnet ei valmista ette, mitte midagi ei kirjuta paberile. Lähed sinna ette, vaatad neile otsa ja siis vaatad, mida oleks neile vaja siin öelda, et nad saaksid nüüd aru sellest asjast, mida me siin teeme. Kas on iga aasta sama õpilane, keda te vaatate? Ei, need ju kogu aeg vahetuvad seal ja ega võib-olla ma ajan iga aasta ühte sama juttu, ega ma seda ka ei tea, aga nendest nägudest peegeldub vastu see, mida on vaja neile öelda. See selles mõttes teeb mind ennast ka mingisugune väike siukene mingisugune adrekas on sees. Ehk siis saladus iveliste kõnede taga peitub kuulajate nägudes. Jah, nii nagu see on nagu teiste inimestega suhtlemine, eks ju. Ega kui sa paned kogu aeg oma spiiki ja mõtled, et sa oled jube tark ja räägid seda, mis sina välja mõtlesid või mis sulle kuskilt öeldi, et nüüd räägi nii või tsiteerid mingisuguseid kuulsaid kirjanikke, siis võib-olla ei ole. Aga kui sa nagu räägid inimesega kui sellisega, neid on seal loomulikult mitmed sajad, eks ju. Aga üldise tervikuga peab ju mingisugune suhe ometigi tekkima. Räägid sellest, mis parasjagu tuleb. Nii nagu vanad saamid laulsid, millest nad laulsid? Sellest, mida nägid. Ehk tundras muud ei olegi. Ja sama lugu on, kui sa lähed õpilaste ette, proovi ise seda. Võtad mingisuguse, õpetajate päeval näiteks järgmisel aastal, lähed klassi ette ja vaatad neid nägusid. Eks? Ja sa tegelikult saadki aru, mida ja millest nendega rääkida. Ma arvan, et nii mõnigi sai nüüd endale väga head tarkused kõrva taha pandud. Loodan, et kõik jätavad meelde. Ja et siis järgmine aasta ma ootan sinult imeilusat aktuse kõne. Ei kirjuta seda valmis, tuleb otse koha pealt. Sa võid mulle meelde tuletada. Ma tuletan. Jah, vaata seda ei tasu karta. Ühest küljest suure publiku ette minnes võib tekkida alati väike saps sisse, et mis ma nüüd ütlen. Äkki ma teen mömm. Esimene punkt, ära palu vabandust. Ehk see esimene punkt on see, et mida tihti peale tehakse, et mul paluti pidada kõne. Ära seda see jätta kõik ütlemata. Ütle, mis sul öelda on. Eks kui midagi öelda pole, sai läbi korras. Sellepärast mõni aasta see aktus ongi kuidagi väga lühike, et lihtsalt midagi pole öelda, aga ma mõtlen juba, et äkki suvel see suveaktus või see koolilõpuaktus, et juba 11. klassi lõpus siis Elis ja direktor seisavad kõrvuti, räägivad juttu, peavad ilusa kõne maha. Jah, vaatame seda asja. Millised seisukorrad siis on? Peaasi, et ei otsi vabandusi, vaid ütled, mis sul öelda on. Sest kui sa vabandust palud, siis jääb mulje, et sul pidigi nagu sassi minema
või sa nagu ei plaaninud seda öelda, aga kui sa ei palu vabandust, siis see kõik tuleb nii nagu naturaalselt. No vaata, selle vabanduse palumisega on see, et direktori töös tuleb seda ikka nagu väga tihti ette. Eks sa saad aru, et selles suures organisatsioonis ongi läinud valesti. Ongi mingi jama, eks ju. Siis tegelikult ei ole mõtet raiuda siin oma mingisugust selget teemat, vaid tulebki paluda vabandust. Läks valesti, eks. Teeme otsast peale uuesti. Aga lihtsalt neid aktuse kõnesid ei pea alustama vabandusega. Muidu tasub ikkagi olla nagu alandlik ja kartlik ja tulla nii-öelda, olla aupaklik ikkagi kogu ühiskonna suhtes. Jaa, nõustun. Väga, väga hea vastus. Kas sa soovid küsida küsimuse? Ja küsi ise. Okei. Ma ei tea, kas seda on vahepeal kuulda olnud, aga kõht natuke koriseb. Nii et ma tahaks teada, milline oli teie tavaline koolilõuna ja mis oli teie lemmiktoit siis? Kui ma ise koolis käisin? Jaa. Minu elu on olnud selline, et ma ei ole õppinud selles elus vähimalgi määral ise süüa tegema. Minu maksimumprogramm on keeta vett. Ma tean, et see läheb keema 100 kraadi juures. Siis tekivad mullid. See tähendab seda, et siis vesi keeb. Keedetud vett võib juba juua. See on kogu minu maksimaalne lagi söömise teadmisest. Ma olen alati sättinud ennast nende inimeste kõrvale, kes oskavad väga hästi süüa teha. Ja seetõttu meie koolis siin on selle söömisega ka üksjagu palju tegeldud just sellepärast, et me tegelikult tahame nagu hästi süüa. Okei, me anname endale aru, et maksumaksja ei taha sellest väga palju maksta, et meie siin hästi sööks. Aga ikkagi selle raha eest me tahaks saada nagu hästi süüa. Ja mina omast kooliajast ei mäleta üldse, et ma oleks söömas käinud. Ma arvan, et ma vist ma olen ju elus, järelikult ma pidin sööma. Aga mida ma sõin? No ilmselt need olid makaronid, sest tundub, et vanasti kõik sõid makarone. Aga tänapäeval ikkagi võiks elult tahta veidi enamat. Et elu on veidi rohkem väärt, kui et sa lihtsalt võtad kammi ja endale mingist makaronipurgist mingisugust suppi endale seal külmas pealt suhu ajad. Et see tahaks rohkem. Aga mida te arvate meie praegusest koolilõunast? Mis näiteks täna pakuti, mis eelmine nädal pakuti, kuidas see on? Mul on sellega üks kõige suurem häda on nimelt see, et see maksab 1,34 ja sealt on maha võetud kokkade palgad, transpordikulud ja kõik muud asjad. Et see on selles mõttes nagu tõsine jama. Et kui sul endal on nüüd taskusse, alles jääb sealt mingisugused 70 senti, eks ju. Kui sul on taskus 70 senti, mida sa sellest nagu saad? Ja kui me nüüd võtame seda praegust koolitoitu, siis selle eest on saadud, kuna see asi toimub nagu hulgi, eks väga suure õpilaste arvu pealt, siis saab hulgiladudest osta ja siis saab nagu niimoodi koha peal teha ja keeta ja toimetada, eks ju. Selles mõttes on nagu väga hästi kõik. Aga jällegi, kui me tuleme tagasi nagu selle raha juurde, siis see on halb. Aga nüüd võrreldes teie ja koolilõunaga pigem on ju olukord paremaks läinud? No mina käisin koolis väga sügaval nõukogude ajal, kus ma ei mäleta, kas inimesed üldse sõid. Minu meelest oli nii halb aeg, et inimesed saadki midagi süüa. Inimesed olid kuidagi nagu, nad sõid makarone. Sarvekesi, nuudleid, neid pikki makarone, mida tänapäeval nimetatakse spagettideks, olid lihtsalt pikad makaronid. Et selles mõttes makaroni ajastu on praeguseks hetkeks ikka nagu totaalselt läbi. Et see, nüüd nimetame seda pastaks, on päris maitsev. Me oleme nüüd siin hästi palju rääkinud koolist ja direktori ametist, aga väljaspool kooli, millega te vabal ajal tegelete? Millised hobid on? Mina selles mõttes, nagu ma vist juba korra ütlesin ka, et
ma elangi siin koolis, ma olen kogu aeg siin, aga okei, minust teine osa käib muidugi ära ka. Ja vabal ajal, hea küsimus, et kas mul üldse on vaba aega. Et mul ei ole vaba aega. Et kui mul oleks vaba aega, siis oi küll ma siis teeks üht-teist. Aga mul on kogu aeg mingisugune tegevuste nimekiri ees ja ma kogu aeg pean tegutsema. Seetõttu mul ei ole isegi aega muretseda millegi pärast. Mul on kogu aeg mingisugune tegevuste nimekiri, üldjuhul on see nimekiri seotud garaažis ette tulevate asjadega. Ehk seal on vaja kogu aeg midagi teha. Miks seda teha on vaja? Vaata, see on juba ise küsimus, ma ise ka ei tea. Aga mingisugune tegutsemise vajadus on inimesel ja eks ta üks suur tööõpetus ja kõik selline muu kokku on. Me natukene rääkisime siin teie kooliajast ka, aga mis oli teie kooli ajal see kõige suurem pättus, mis praegu meelde tuleb, millega keegi hakkama sai või millega te ise hakkama saite? Selle koha peale tuleb nüüd üks suur piiks ja siis järgmise hetke peale tuleb jälle piiks ja siis tuleb veel üks kord piiks. Ehk selliseid inimesi ei tohi kooli juhtimise juurde lasta. Seetõttu tuleb ikkagi nüüd selle teema osas lihtsalt vait olla. See on väga hea vastus, sest see oli test. Kuidas te selles olukorras käitute? Võib öelda, et said hakkama? No, vaata jällegi, see, mis ma siin nagu ennem rääkisin, mida need vilistlased räägivad oma kooli ajast, siis on mingisugune kogu aeg mingisugune vimka viskamine, mingisugune ärategemine. Ja praegu räägitakse õppimisest ja arenemisest. Et selles mõttes on maailm kardinaalselt muutunud, mina seal hulgas. Ehk kui mina oleks osanud ka nii süsteemselt ja nii-öelda põhimõtteliselt nagu õppida ja õpioskusi omandada, siis ma võib-olla oleks ma ei saa öelda, et võib-olla õnnelikum, aga ma oleks juba järgmisele planeedile ära lennanud. Eks see, mida meie põlvkond pidi tegema, eks ju, kosmosesse pidime lendama. Et selle me vähemalt, ma arvan, et me suudame delegeerida järgmisele põlvkonnale. Sest me olime lollid. Me oskame oma vigadest õppida ja järgmist põlvkonda sellest kõigest säästa. Aga nagu mainiti, vigadest õpitakse. Jah, ja minu elu ongi üks suur viga. Ma arvan, et nüüd me oleme jõudnud natuke liiga kaugele. Aga igal juhul praegu me oleme siin ära katnud nii ühiskonna probleemid kui rääkinud meie koolimajast, ma arvan, et on aeg lõpetada. Tupsudada. Ma ei tea, millega me lõpetame, aga nüüd me lõpetame. Nüüd sai läbi, aitab küll. No nii, Elis, tunnikontroll. Mida sa teada said? Ma olen nüüd kindlasti väga palju parem kõnepidaja tänu meie direktori soovitustele. Väga vahva, istu 5. Kui teil on mingeid küsimusi või soovitusi, siis võtke meiega ühendust meie sotsiaalmeedias. Ja kui te sooviksite meiega siin näha mõnda kindlat inimest, siis andke ka sellest kindlasti teada. Tupsudada. Tupsudada.